Saaremaast on saanud viimaste aastatega tõeline võrkpallisaar. Juba 10 minuti pärast kohtuvad siin palliplatsil Kuressaare spordikeskuses Saaremaa võrkpalliklubi ja Bigbank Tartu. Aga mis on selle mängu võlu, et alati on tribüünid ka puupüsti rahvast täis? Mina ei ole kunagi varem käinud võrkpalli vaatamas, aga täna olen tulnud just seda siia uurima. Paari aastaga on võrkpall Saaremaal väga populaarseks osutunud, et sellele on ilmselgelt kaasa aidanud Saaremaa võrkpalliklubi loomine. Et millal see klubi üldse loodi ja kuidas on klubil nüüd sünnist alates läinud? Ütleme nii, et klubi loodi küll juba omajagu aastaid tagasi, sellised 5, 6, 7, aga sellisel kujul klubi toimima hakkas eelmise hooaja septembrist, siis, kus me meeskonnaga välja tulime ja siis need klubi plaanid ja klubi väljanägemine muutus ja siis tuli kõrgliga meeskond. Millised on klubi suuremad võidud nüüd olnud? No, klubi on siiani võitnud kõik tiitlid, mis on võimalik. Eelmisel hooajal 3 Eesti karikavõitjad Balti liigaga ehk siis Kredit 24 meistriliiga ja Eesti meister. Ja sel hooajal oleme ka Eesti karikavõitjad taas kord. Nii et 4 tiitlit selle meie klubi ajaloo jooksul on välja mängitud, need me oleme võitnud. 2 tiitlit on vaja see aasta veel kaitsta, saame näha, kuidas läheb. Teil on klubis ka väljast tulnud mängijad välismaalt, et kust nad pärit on? Sel hooajal on meil geograafia väga lai. Meil on Puerto Ricost, Austraaliast, Lätist, Hollandist ja Poolast. Nii et Hollandist ka nüüd viimane täiendus, nii et vägagi lai, 5 välismängijat meil on. Ja klubi tasandil, klubi võrkpallis, klubi spordis on see täiesti normaalne sellisel tasemel. Ja kuidas on välismängijad siin Saaremaa oludega rahule jäänud ja kaasvõistlejatega? Ei, nad on väga rahul, ütlen, nad on öelnud, et nende jaoks üks parimini toimivaid klubisi, mis siiani on olnud ja mängumehed on rahul ja see on meile väga tähtis. Ja millised on Saaremaa võrkpalliklubi edasised sellised suuremad plaanid? Mida te veel loodate võita? No see aasta, nagu ma ütlesin, 2 tiitlit on veel välja mängida ja neid me tahame kindlasti võita, anname endast parima, aga see aasta on oponendid väga tugevad, vaatame, kuidas läheb. Teil on olemas fänniklubi, et kuidas fännid üldse võrkpallimängule kaasa aitavad? Fännid on meil, ma julgen öelda, kindlasti Eesti, Baltikumi või mis iganes piirkonna parimad ja nad aitavad väga palju kaasa, seda on ka mängijad öelnud, et nad on tõesti 7 mees platsil. Nendest on väga palju abi ja me oleme väga õnnelikud selle üle ja üritame anda emotsioone vastu, korraldada nende eest fännireise ja kõike seda, mis klubi poolt võimalik on ja meil on üheskoos väga hea. Millal teist sai võrkpallifänn? No ikka siin, kui hakkas peeta tead, ma ei tea aastad, millal see üldse peeta hakkas tead. Aga muidu Lossi jooves vanad sügaval Vene ajal tead, siis sai vaadatud väljakud veel kogu aeg tead. Tööstuskoolis käisime vanast, kus pääs kaubamaja selle hoovis mängisime nii, et tolmuga koos meres ja jälle puuteks pesta ja uuesti magama ja käima välja kogu aeg. Kas te käite kõiki Saaremaa mänge vaatamas? Kõike käid, jah. Sõitsin isegi bussiga, käisime siin Eesti mööda ja Lätis ka. Kuidas saab Saaremaa võrkpalliklubi fänniks? Kõik, kellele võrkpall meeldib ja eelkõige Saaremaa võrkpall loomulikult, siis omadele tuleb kaasa hoida. Tuled lihtsalt platsi äärde ja ühined. Kas Saaremaa võrkpalli fänniklubi fännid peavad koos oma võrkpalli mängida? Oi, see ei ole kindlasti mitte nii-öelda vajadus, aga arusaamine tekib ise. Käid mänge vaatamas, tihtipeale on fännid isegi suuremad spetsialistid, kui siin treenerid tundub. Kui kiiresti selline arusaam selle mängu kohta tuleb ka? Oleneb, kes vähegi on ise mänginud, tuleb kohe, aga ma arvan, et üsna pea.
omavahel ju räägitakse palju ja sõidetakse kaasa reisidele ja siis väga palju mängusituatsioone arutatakse läbi ja võimalused, kuidas ja miks ja see tuleb ruttu. Kuidas erinevate võrkpalliklubide fänniklubid omavahel läbi saavad? Inglismaal jalgpalli fänniklubid omavahel kaklevad kõvasti, kuidas Eestimaal sellega lood on? Eks väikest kriitikat omavahel tehakse, aga see on olematu tegelikult väga hästi. Peale mängu on kõik jälle suured sõbrad. Minnakse koos sööma ja tehakse pulli ja väga lõbus on. Kas te sõidate Saaremaalt mandrile ka mängudele kaasa? Või mitte ainult mandrile, vaid ka mujale riikidesse. Et kui me mängisime siin euromänge, siis mindi ka ju Prantsusmaale ja ka Taani. Kuidas on Saaremaal võrkpall nii populaarseks saanud üldse? Saaremaal on läbi aegade võrkpall on väga populaarne. Ainult, et nüüd siis üle pika aja siin Annese ja teiste eestvedamidel saadi siis nii-öelda Saare omaenda klubi kokku. Ja siis sellest johtuvalt nii-öelda ka näha. Ja kui on inimesi, kes ei käi veel võrkpalli vaatamas, et miks nad peaksid tulema siia spordisaali vaatama seda? Omadele kaasa elamine on alati lõbus. Alati siuke, inglis keeles on rewarding. Et kui mängitakse ja ära võidetakse, siis see on nagu super asi. See on siuke rõõm, millega minnakse koju, antakse energiat edasiteks päevadeks, nädalateks. Kuidas võistkonna treener nüüd tänase mängu kokku võtab? Väga võitluslik mäng. Natuke võib-olla suurte kõikumistega mõlemal meeskonnal, aga oli väga häid pallivahetusi ja võitluslikkust oli küllaga väljakul täna. Kuidas treener oskab oma võistkonnale selliste ühiste võitlusvaimu sisestada? No, seda teevad mehed eelkõige ikkagi ise oma sooritustega, mida paremini välja tuleb, seda rohkem tekib emotsionaalset positiivsust ja kui see kandub kogu võistkonnale edasi või sellele seltskonnale, kes parasjagu platsi peal on, siis see ongi edasi viiv jõud. Kuidas need fännid siin tribüünide peal võitudele kaasa aitavad? Eks sa nägid täna ise ka, et see oli ikka hullumeelne jälle siin. See on uskumatu, eks ma arvan, et tänane viimane game andis üks indu juurde ja tänu fännidele saime selle viimase game'i kätte. Keep smiling, Fabio.